Ei, me räägime sellest. Mõned Iraani režiimi liikmed tahavad muuta Hormuzi väina teemaksu püsivaks. Keega on vastuvõetamatu ja peaks maailma nördima panema. See mõjutab meid veidi, kuid ülejäänud maailm, sealhulgas paljud G7 esindatud riigid, saab palju rohkem kannatada. Mis juhtub, kui need riigid on tugevalt mõjutatud? Seetõttu ütlesime neile, et nad peavad tegutsema, meie aitame, aga olgu valmis. Kui konflikt ja operatsioon lõpevad, kui iraanlased otsustavad. Hormuzi väinast saab läbi ainult meie loal ja kasu eest. See on rahvusvahelise ja mereseaduse järgi ebaseaduslik ning täiesti vastuvõetamatu ja seda ei tohi lubada. Ütlesime, et enim mõjutatud riigid peavad tegutsema ja me aitame neid. Seda ma mõtlesingi arutada sõjalisi taktikaid. Keegi meie süsteemis ei räägi sulle meie plaanidest, sellel on selged põhjused. Aga mis puudutab sõjalisi taktikaid ja plaane, siis suunaksin selle sõjaministeeriumile, kes tõenäoliselt ütleb mulle, et ei saa mulle midagi öelda. Olen juba öelnud meie eesmärgid ja usume, et saavutame need peagi. Sekretär, selle väljaõppel... Kas mõni G7 liikmetest oli häiritud või pahane presidendi kommentaaride pärast selle kohta? Ja kas te ei olnud nendega nõus? Nad ei käitu minu ees kunagi nii, võivad seda teile või ajakirjandusele öelda, aga mitte mulle. Ma ei saa sellest aru, vastupidi. Kohtumiste eesmärk on tänada Ameerika Ühendriike nende rolli ees Sudaani rahust. Tunnustus sellele, et president oli võtmetähtsusega kaasasündmuste lõpetamisel. Tunnustus meie rollile Süüria stabiliseerimisel. Hakkamaka meedia väidetele oli meie tegevus Venezuelas kasulik maailmale ja lääne poolkerale. Ja tunnustus meie rollile jõu loomisel Haitil koos Kanadaga võitluses jõukude vastu ning tänu meie vahendaja rolli ees selles sõjas Venemaa ja Ukraina vahel. Ma ei tea enam. Minult küsitakse kohtumiste kohta, nagu oleksid inimesed vihased, aga keegi ei karju, ei tõsta häält ega ütle midagi halba. Kui nad seda teeksid, tuletaksin neile meelde Ameerika Ühendriikide viimase aasta produktiivset ja kasulikku rolli. Ütleksin ainult järgmist, nagu ütlesin eile ja kordan ka nüüd. Iraani rahvas on fenomenaalne ja väärib palju enamat kui see vaimulik, šiitlik ja radikaalne režiim. Nad kasutasid riigi rikkust, kuid mitte teede, sildade, tervishoiu ega ülikoolide rajamiseks ega jõukuse loomiseks. Selle asemel kulutasid nad raha terrorismi toetamisele ning rakettide, droonide, juhitavate rakettide ja meremiinide tootmisele. Just seda nad nende ressurssidega tegidki, püüdes samal ajal inimesi tappa üle maailma. Sellele tuleb vastu astuda. See riik on oht. Juba 47 aastat on see režiim püüdnud ja tapnud ameeriklasi üle maailma. Meil on president, kes ei laseks sellel piiranguteta jätkuda. Kui lõpetasime, oli Iraan juba nõrgestatud. Kui nendega siin lähinädalatel lõpetame, on nad nõrgemad, kui nad lähiajaloos seni olnud on, ega saa enam relvade taha peituda. Et proovida saada tuumarelva, mis oleks hullumeelsus, kui nad saaksid tuumarelva. Mida nad praeguste relvadega teevad? Ründavad saatkondi, hotelle, püüavad tappa tsiviile, ründavad naabreid. Kujutage ette neid radikaale tuumarelvaga. Venemaa ja Ukraina kohta te säutsusite seda, et edastasite presidendi pühendumust relvarahule ja läbiräägitud lahendusele. Relvarahu on taas arutuse all. Kus Venemaal, Ukrainas? Jah, me tahame alati näha selle sõja lõppu. Ma ei tea, miks seda kahtlustati. Viimased kohtumised toimusid laupäeval Miamis, kus Steve ja Jared kohtusid Ukraina poolega. Uusi kohtumisi ole plaanis. Ilmselgelt see sõda jätkub ja kestab edasi ning see on väga kahetsusväärne sõda. Inimkaotused seal on tohutud. Eriti Vene pool kaotab, ma arvan, et nad kaotavad praegu rohkem sõdureid, kui nad suudavad värvata. Aga jah, tead, me oleme valmis, tahame konstruktiivselt aidata selle sõja lõpetamisel, kuid maailmas on ka teisi probleeme. Härra sekretär, on teateid, et SNI suunaks Pearli süsteemi kaudu relvi Ukrainasse, kompenseerides Lähis-Idas kasutatud laskemoona. See on tõsi, ta teavitas ka liitlasi. Seda pole veel juhtunud ega ümber suunatud, kuid see võib juhtuda. Neid ei ole ümber suunatud, need relvad ei ole ümber suunatud, need on meie omad, need on müügid, need on relvamüügitehingud läbi Pearli, mille eest maksab NATO. Kui USA on sõjaline vajadus varude täiendamiseks või riiklike huvide missioonideks, oleme alati prioriteet, kui asi puudutab meie relvi. Ma usun, et see kehtib iga riigi kohta maailmas välja arvatud juhul, kui tegemist on riigiga, mis ei taha ellu jääda. Mul pole midagi välja kuulutada, ma ei ütle, et see praegu toimub, aga võib juhtuda ja oleks võinud juhtuda.
kui meil on Ameerika jaoks midagi vaja ja see on Ameerika oma, jätame selle ennekõike Ameerikale. Aga seni pole seda juhtunud. Böör pole selle operatsiooni tõttu mõjutatud. Te märkisite suuremat Venemaa toetust Iraanile konfliktis. Ja miks oleks nüüd aeg, et sanktsioonide all olevad Vene seadusandjad külastaksid Zevriut? Miks just praegu? See oli juba varem planeeritud, kõik ei saanud tulla. Ma arvan, et ainult 4, kellele me andsime loa tulla. See on ikka veel välja kuulutatud. Lahutame need 2 küsimust. Venemaa on jätkuvalt tuumarelvadega võimas riik ning tuumariikidel peaks olema valitsuslik ja diplomaatiline kaasatus. See polnud suur järeleandmine. Mis oli küsimuse esimene osa? Venemaa toetus Iraanile on kasvanud. Vaata, ma ei hakka, las ma ütlen nii. Mitte miski, mida Venemaa Iraani heaks teeb, ei mõjuta kuidagi meie tegevus selles osas. Tegelikult oli see parim, mis ma suutsin. Just nii, Zevriu. Lesbile öeldakse nii, sest julgeolekubaroonid sõltuvad valitsejate määratud rollist. See on vale ja ma kuulsin teda seda ütlemas ning see on kahetsusväärne. Ta ütleks seda, sest ta teab, et see ei ole tõsi ja et talle ei öeldud seda. Talle öeldi, et ilmsed julgeolekugarantiid ei jõustu enne, kui sõda on lõppenud. Sest vastasel juhul sa sekkud sõtta, eks? Mis garantii? Väed, kes on valmis sekkuma ja tegutsema, selle nüüd rakendamine tähendab sõtta astumist. Talle öeldi selgelt, et julgeolekugarantiid tulevad alles pärast sõja lõpus, sõltumata territooriumi loovutamisest. Ma ei tea, miks sa räägib, see ei vasta tõele. Nagu me juba ütlesime. Me ei toeta venelaste nõudmisi Ukraina suhtes. Oleme seda neile selgitanud. Valik on nende. Meie ei otsusta nende eest ega ütle, et nad peavad nõustuma või keelduma. Meie roll on mõista, mida mõlemad pooled tahavad ja otsida kompromissi. Lõplik otsus kuulub Ukrainale. Kui nad ei otsusta või ei tee järeleandmisi, jätkub sõda. Sama kehtib venelaste kohta. Kui nad ei taha teha teatud järeleandmisi Ukraina poolele, siis sõda jätkub. Me jätkame võimaluste piires vahendamist. Kui see pole võimalik, siis kahjuks sõda jätkub. Väed Lähis-Idasse. Ametikud saadeti jalaväkke. Ja arvana. Miks teil seda pole? Härra, millist rolli võiksid Lähis-Idasse saadetud väed täita peale võimaliku maismaa sissetungi ettevalmistamise? Ja kuigi te räägite mitmest nädalast, kas te olete mures, et see võib hõlmata SLA-d? Sellises pikaajalises konfliktis, mida president Trump lubas ametisse astudes väitida, see ei saa olema pikk konflikt. Minu eesmärgid on esitatud, ma kordan neid, sest kui ma neid aruandeid näen, tundub, et pole selgus, mis need eesmärgid on. Oleme algusest peale selgelt öelnud, mis on selle missiooni eesmärgid. Me hävitame nende rakette, droone ja neid tootvad tehased, samuti mere- ja õhuväe. Neutraliseerime nende raketiheitjad, et takistada tuumarelvade hankimist. Me suudame selle saavutada, oleme eesmärkide täitmisel ees ja teeme seda ilma maaväe sõduriteta. Vägede paigutamise põhjuste osas peab president olema valmis eriolukordadeks. Ma suunan teid sõjaministeeriumi poole, kes tõenäoliselt ütleb sama, kuid me suudame kõik oma eesmärgid saavutada oma maavägedega. Kuid me oleme alati valmis andma presidendile maksimaalse paindlikkuse ja võimaluse kohaneda võimalike eriolukordadega. Ruva kohta. 2 küsimust. Aastakümneid oled toetanud režiimi muutust. Aga nüüd tundub, et on tekkinud tunne, et võib-olla president Trump lepiks lihtsalt võiduga, mis tähendaks ainult majanduslikku kasu. Kas te teate, kust see tunne pärineb? Palju teateid selle kohta, et Palju võitsemist ja võib olla ükskõik kes. Iga jutt Kuuba kohta, mis ei tule minult või presidendilt, on vale, sest ainult meie tegeleme sellega. kas soovid endiselt režiimi muutust? Vaata, kõik need teabeallikad Kuuba kohta ei tea mitte midagi. Okei, nad ei ole nimekirjas. Okei, neil pole aimugi, mis see on. See toimub praegu. Kas sa hooliksid sellest, mida ma ütlesin? Majandusleping. Kuidas nii? Kuuba majandus peab muutuma ja see muutus toimub ainult siis, kui valitsemissüsteem muutub. See ongi nii lihtne. Kes investeeriks miljardeid dollareid kommunistlikku riiki? Kes paneks miljardeid kommunistlikku riiki, mida juhivad ebakompetentsed kommunistid? Kommunismist hullem on kommunist, aga kommunistist hullem on ebakompetentne kommunist. Nende valitsemissüsteem peab muutuma, sest ilma selleta nad majanduslikult ei arene. Majandusreform on eluiselt tähtis. Inimestele majandusliku ja poliitilise vabaduse andmine on oluline, kuid need käivad käsikäes. Need on omavahel seotud. Kokkulepe, mis jätab Castro perekonna võimule, tähendab. See pole seotud Castrodega, vaid valitsemissüsteemi ja režiimiga, mis ei tööta. Mõned märkused Kuuba kohta. Ma ei tulnud Prantsusmaal ainult Kuubast rääkima, aga räägime siiski sellest.
suurepärane, väga hea, sest me rääkisime sellest G7 kohtumisel. G7 on oluline. Ei, muidugi mitte, pealegi rääkisime sellest G7-st, kõik räägivad neist elektrikatkestustest. Kuubal on olnud elektrikatkestusi viimased 2 aastat, ilma et teda ümbritseks mereblokaad. Kuubal pole naftat ega kütust, sest nad tahavad neid kasuta, kuid neid tavaliselt tasuta ei anta. Kui Nõukogude Liit või Maduro ei toeta, siis seda lihtsalt ei tehta. Vahel saadakse mõni saadetis, kuid sellest ei piisa riigi ülalpidamiseks. Neil pole kütust ning elektrikatkestused tekivad, kuna kasutavad hooldamata ja uuendamata 50-ndatest ja 60-ndatest aastatest pärit seadmeid. Olgu, aga lõppkokkuvõttes on põhjus, miks Kuuba on katastroof selles, et nende majandussüsteem ei toimi. See on mõttetu süsteem. Kuuba rahvas kannatab, sest riigi juhid ei taha teha vajalikke muudatusi, et liikuda 21. sajandisse. On kurb, et ainus koht, kus kuubalased saavad edu saavutada, on väljaspool oma riiki. See on väga kurb. Sa näed, kuidas kuubalased lähevad üle kogu maailma ja leiavad edu, välja arvatud Kuubal. See peab muutuma ja selleks, et see muutuks, tuleb muuta neid inimesi, kes on võimul. Me peame muutma süsteemi, mis riiki juhib. Ja praegune majandusmudel on ainus tee, et Kuubal oleks parem tulevik. Oleme seda aastaid öelnud, ehk nüüd avaneb võimalus, eks näis, härra sekretär. Tulles tagasi Iraani juurde, kas teie arusaamise järgi esitavad nad täna vastuse 15-punktilisele plaanile ja kas te ootate midagi konkreetset? Me pole seda veel saanud, aga oleme saanud sõnumeid. Iraani süsteemiga või sellega, mis sellest alles on jäänud, on toimunud signaalide vahetus valmisolekust teatud punkte arutada. Me ootame selgitusi selle kohta, kellega meil on luba rääkida, kellega me räägiksime, millest me räägiksime ja millal me räägime. Mul pole veel uudiseid. See võib juhtuda igal hetkel, täna või homme. Me ei prognoosi seda ja jätkame oma tegevustega. See on märk, et nad võtavad seda endiselt tõsiselt. Kui kõik teie... Signaal oleks, kui nad helistaksid ja ütleksid, need on meie pressiesindajad, kes võivad rääkida. Kui oleme valmis kohtuma ja rääkima, olekski see signaal. Aga me jätkame oma võidukat operatsiooni. Iraan muutub iga päevaga nõrgemaks. Sõjaministeerium õnnestab edukalt selle režiimi võimet rünnata naabreid ja ähvardada maailma. Mida sa praegu teed, mu kallis sõber? Noh, meil oli hea. Ma mõtlen, jah. Mul on hea meel, et siin oldi ühel meelel kiireks tegutsemiseks valmis olla. Kas häiriks, kui nad ei teeks? Või võib olla midagi. Me ei kannata seda välja. Me ei palunud kelleltki sõjas abi. President ütles selgelt, et me ei palu kelleltki sõtta minna ega isegi sellesse sekkuda või selles operatsioonis osaleda. Me ei ole seda üheltki riigis palunud ega vaja. Teeme oma tööd ja oleme graafikust ees. See pole see, millest me räägime. Jutt käib sellest. Mõned Iraani režiimi liikmed ütlevad, et nad kavatsevad muuta Hormuzi väina jäädavad ligipääsmatuks. See on vastuvõetamatu. Kogu maailm peaks selle peale nördima. See mõjutab meid mõnevõrra, kuid ülejäänud maailma, sealhulgas paljusid G7 riike palju enam. Kui neid mõjutab see sügavalt, peavad nad tegutsema. Aitame, kuid peate tegutsema, sest pärast konflikti ja operatsiooni otsustavad iraanlased. Nüüd kontrollime Hormuzi väina ning pääsete läbi vaid siis, kui maksate ja me lubame. See on ebaseaduslik vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja mereõigusele, täiesti vastuvõetamatu ning seda ei saa lubada. Seega ütlesime, et kõige rohkem mõjutatud riigid peaksid olema valmis tegutsema ja me aitame neid. Seda ma täna ütlesingi ja see sõnum võeti hästi vastu. Kas sa kuulsid Iraani välisministrist, mida ta ütles? ÜROs inimõiguste tippkohtumisel süüdistades USA'd ja Iisraeli iraanlaste genotsiidis. Olgu, ta on genotsiidi ekspert. Nad on selles eksperdid, sest tead, nad toetavad terrorismi üle kogu maailma ja on tapnud tuhandeid ja tuhandeid inimesi. Vaadake Lähis-Ida poole, sõbrad. Kõik Lähis-Ida probleemid saavad alguse Iraanist. Hezbollah, Iraan, šiidi relvarühmitused, kes hävitavad ja ähvardavad Iraaki, Iraan, Hamas, Iraan, Houtsid, Iraan, Assad. Kui olin Süürias, Iraan, ainus kord, kuhu iganes vaatad, nad on teie kannul. Nad on ebastabiilsust tekitav, ohtlik ja pahatahtlik jõud, mida tuleb nõrgestada ja mille vastu võidelda. Aga Läänekallas, mis on teie mure seoses asunike vägivallaga palestiinlaste vastu? Oleme selle pärast mures ja oleme seda väljendanud. Usume, et sama muret tunneb ka Iisraeli valitsus. Kas olete näinud teateid, et mõned neist isikutest on rünnanud ka Iisraeli julgeolekujõude?
selles protsessis on president muidugi väga selgelt välja öelnud, et ta on vastu igasugustele muudatustele läänekalda status quo muutmisele. Praegu toimub maailmas palju, kuid see on teema, mida me jälgime väga tähelepanelikult. Kas oleks tagajärgi, kui need rünnakud palestiinlaste vastu jätkuvad? Olen nõus, oleme juba muret väljendanud, seda on teinud ka iisraellased. Mõned rühmad, näiteks asunikud ja tänavakurjategijad, on rünnanud isegi Iisraeli julgeolekujõude. Usun, et näete, kuidas valitsus seal tegutseb. Vili. Täna rääkides Tšernobõli tuumaelektrijaama remondifondist, on ju ukrainlased juba lubanud mingit rahastust ilma kohustuseta. Me pole täna sellest veel rääkinud, aga teema on arutatud ja otsus pole veel tehtud, kuidas panustada. Soovin teada, kas Venemaa naftale kehtestatud sanktsioonide leevendus on ajutine ning millised on selle plaan ja tähtaeg. Arvan, et need aeguvad 9. või 10. aprillil ja puudutavad vaid merel olevat naftat, mida meil pole. See kole USA püsiv poliitika. Teeme vajadusel muudatusi vastavalt ülemaailmsetele tingimustele, kuid üldiselt seda ei tee. President pole soovinud sanktsioone püsivalt tühistada. See puudutab peamiselt naftat, mis on juba merel ja mis läheks näiteks Hiinasse, vähendatud hinnaga. Nüüd on ainus erinevus see, et see nafta müüakse ühel või teisel viisil. Ainus erinevus on see, kas rohkem riike on võimelised seda ostma. Leevendamaks ülemaailmset muret selle operatsiooni pärast. Hormuzi väina osas tean, et pärast konflikti lõppu arutatakse rahvusvahelise koalitsiooni loomist. Kas mõni G7 riik, kellega täna rääkisite, andis esmase märku, et sooviks oma relvajõude kaasata? Ma arvan, et kõik andsid lubaduse, et nad on sügavalt kaasatud ja mõistavad selle vajadust ning et oleks vajadus sellises ettevõtmises osaleda. Ma arvan, et osa esimestel nädalatel tekkinud segadusest meedias või mujal tulenes arusaamast, et palusime selle kohe käivitada. Me pidasime seda alati konflikti järgseks vajaduseks. Mind ei huvita Iraani arvamus. Esimesed naftatankerid, mis pärast operatsiooni väina läbivad, vajavad kas eskorti või jäävad kindlustuseta. Seega peaks maailm tegutsema. Aga meil on veel üks probleem. Mis siis, kui Iraan või kes seal parajasti võimul on, otsustab? Meile meeldib teemaksu nõuda. Hakkame seda kõigilt nõudma, muidu laseme teid õhku. Maailm peab tegutsema ja midagi ette võtma, eriti need riigid, kes sõltuvad kõige rohkem sellest väinas. Rikkad, võimsad, stabiilsed riigid. Seega oleme seal, et aidata. Oleme valmis koalitsiooniga liituma, kuid julgustame teisi seda korraldama. Paljud mõistsid täna sõnumit, nõustusid ja tegutsesid selle nimel. Läheb külmaks, läheme minema.